tulemast taas Tartu Noorsootöö Keskuse YouTube'i kanalile. Täna me räägime sellest, mis on malev, miks peaks üldse malevas osalema ja kuidas need noormehed, kes on malevast paar korda juba käinud, sinna sattusid. Kindlasti subscribe'i meie kanalit, jätta sellele üks like ja kuula juba järgnevat videot. Olen siia kõrvale saanud endale 2 vaprat noormeest, kes on valmis oma malevakogemust jagama. Mina olen 3 suve ise rühmajuhina rühma teinud, malevat teinud, aga need siin on noored, kes on malevas osalenud. Nii et Romet ja Martin, äkki esimeseks küsimuseks, millal te käisite esimest korda malevas ja miks te olete siiamaani malevas? Ma ei tea, kumb teist alustada soovib. Sina oled nii. Ära sa nüüd. No, mina läksin aastal 2016 malavasse. Olen siiamaani käinud. Aga miks ma käin on seepärast, et see kogemus, need inimesed, see on lihtsalt tore, need ühistegevused, need on lihtsalt väga meeldivad ja väga toredad asjad minu meelest ja miks mitte ka käia iga aasta. Nüüd on sinu kord. Mina olen ka käinud 4 aastat nüüd ja järjest ja iga aasta on uus malev, uus rühm ja need inimesed, kes seal on alati enam-vähem täiesti uued ja sellepärast käingi, et alati saad uusi sõpru nii Tallinnast kui Tartust. Kui keegi küsiks, mis asi on malev, siis mis see on? Malev on traditsioon. Malev on traditsioon. Nii, mis veel malev on? Malev on ühtsus. Ühtsus? Grupitunne ja... Jah, sa tunned, et sa kuulud kuhugile. See on nagu mingi oma gäng või midagi. Aga see on nagu suur gäng. Täpselt. Kommuun siuke. Okei. Aga näiteks, mis tööd te olete malevas teinud? Te mõlemad, ma saan aru, et läksite esimest korda 2016 malevasse. Et siis teil on juba päris palju kogemust ka, et mis need tööd on olnud? Nii palju. Need on tõesti palju, need on nii palju, need ei ole. Alates riisumisest kuni mingi kivide vedamiseni ja ma ei tea, igasuguste asjade ladumine, viimine, toomine, kõik siuksed tööd. Ütleme nii, et ka mingi riisumised, tassimised asjad, Uda ja Riita ladumised ja kõik sellised maasikakorjamised ka. Maasikakorjamised. Mida me ei ole kunagi teinud. Küll sa jõuad veel, nii et... Selle mõttes, et malevil on 2 sorti. Ühed on need, mis on nagu linnas ja mis ei ole ööbimisega ja teised on need, kus sa saad ööbida ka. Aga kumb näiteks, kas te olete mõlemas käinud? Jaa, olen. Nii, aga kumb siis nagu parem on? Maaväline. Kuskil kuu peal. Väga äge. Linnaväline. Kohe kindlasti linnaväline. Ja sul? Pigem ikka linnaväline, aga kui sa oled just noor ja sa ei taha päris kodust või väga saad välja minna, siis on pigem linnas. Kui sa oled laisk ja sa oled esimest korda malevas, siis on hea minna pigem linnas ise, sest kui sa oled nagu kogenenu, siis sa tahad pigem minna linnavälisesse, sest et seal on palju lahedam. Okei, aga mis vanuses siis üldse malevasse saab? 13 kuni 19. Te mõlemad olete, ütleme, tavaliselt suvel malevas, on jah? Üks osa suvest on kindlasti malevas. Pool, jah, üle poole. See on suht pikk aeg. Täpselt nii. Aga te olete veel seotud erinevate asjadega, mis on ka malevaga seotud. Miks sul selline jakk seljas on näiteks? Wow, milline hea segway! Aga miks mul seda ole, Martin? Aga miks sul ei ole seda jakk? Sellepärast mul ei ole antud. Ja... Tere tulemast, nüüd me räägime aktiivist. Aktiivsektsioon. Ehk siis maleva aktiiv, kus need mõlemad noormehed ka on. Miks aktiiv? Kuidas te sinna sattusite? Kandideerisin. Miks sa kandideerisid? Sellepärast, et saad rohkem osa maleva üritustest ja nagu nende tagakaadritest nii-öelda selles mõttes. Et kõik, mis on nagu maleva planeerimisse läheb, et nagu seal nagu kaasas olla ja põhimõtteliselt. Aga Martin? Mind sunniti. Sunniti? Kuidas siis nii? Ei sunniti. See oli lihtsalt, mingi päev oli lihtsalt osad tuttavad. Kuule, sa võiksid tulla nagu
aktiivi, et see oleks päris lahe, kui sa tuleksid. Ma ikka ei tea, ma pean mõtlema. Ja siis see aasta ma olingi lihtsalt nagu, aga miks mitte, ma ikka kasulikku kodus teen, kui istun lihtsalt. Teen midagi head maleva jaoks ja aitan teisi inimesi veel ja so on ja so forth. Aga ei kahetse? Ei. Ei kahetse. Aga millega malev aktiivsus tegeleb, kui ei ole malevaperiood? Siiamaani ei ole aru saanud. Me tegelikult ikka korraldab üritusi ka, aga näiteks sügismalev, väga uus traditsioon, jätkub ka järgmine aasta. See oli päris lahe. Ja kindlasti tuleb ka siukseid veel asju, aga praegu ei nimeta, hoiame saladuses. Aga igasugused üritused, aitame staapi, siis kui tuleb see malevaeg, aitame korralduspoolt ja üldiselt aitame uusi ideid ja mõtteid välja mõelda, et kuidas malevaelu paremaks teha. Ja üldiselt lõbutseme kõik. See, mida tema ütles. Vaat nüüd tuli meelde, et kuna teil mõlemad on päris pikk maleva kogemus, siis kindlasti mõlgutate ka mõtteid tuleviku osas, et kas teil võib ka kunagi näiteks rühmajuhi rollis näha? No ilmselgelt võib, sest kui juba aktiivis olla, siis saab nende rühmajuhtidega rääkida ja see on nagu kergem, kui sa lihtsalt oled malevane, et siis sa saad mingi 2 rühmajuhiga, kui sa oled aktiivis, siis sa oled nagu rohkem. Nii et pigem ikka kunagi. Ei kommenteeri. Ei kommenteeri. See juhtub sama juhuslikult nagu sinu aktiivisetumine tõenäoliselt. Arvatavasti võib-olla. Okei. Aga kust näiteks infot saada maleva kohta või aktiivi kohta, sotsiaalmeedia või midagi? Sotsiaalmeedias, aktiivi Instagramist, aktiiv. Ja paneme siia need kõik logod ja värgid, särgid. Ja link in the description. Links are in the description. In the comment section. Swipe up. Martin, miks su särk täpiline on? Miks mul nii täpiline on, sest ma olen tööd teinud sellega, sest et on mõlemas vaja tööd teha, tee tööd ööala juttu ja see, mida mu klassijuhataja ütles kunagi. Kui sulle meeldis tänane video, siis ole hea, subscribe meie kanalit, jäta meile like, et sa oleksid ka edaspidi videotega kursis ja meie siit siis hakkame uut malevasuve valmistama, jah? Just nii. Tšau!